paratsetamoolid sisse. Peame sööma siis või vaatame, mis seis peale sööke. Palaviku tunnet ei ole? Ongi, nina on siuke pool kinni. Sitt luhulilik. Mul on sümelini, ma saan anda sulle. Teine päev ja võib öelda juba, et ma päästsin Gerdi reisi. Sest mul on kotis sümelini ja mees ärkab hommikul üles köhib ja nohu. Ma räägin see, et ta magas selle, vaadake seda. Aga sul pikki see ikka. Ja see konditsioneer puhus öö otsa. Gerdi rasse kelladesse siin enda hommikul üles kurk on paistes ja siuke nina pool kinni, nii et läks täis ja rohtusi küll niimoodi saa, rohtusi siin niimoodi saada ei ole. Kella 9-ks tehakse meil hommikusöök. Ma ajasin kellegi mingite hosti assistentide poolt või nii. Majapidaja Anna poolt või nii. Ja siis tuleb vaikselt liigutama hakata, aga mulle midagi ei saa, et siin tõuseb päike vara, et Eestis on need ajad läbi, vaata harjumatu lausa kell on mingi 6:30 oli juba päike üle, päike väljas ja kes praegu kell on 7 ja väljas on juba väga ere. Varem läheb muidugi pimedaks ka, aga tõotab tulla huvitav päev. Checklistis on siis natukene ümbruskonnaga tutvuda, vaadata, mis veel siin üldse toimub, kus me paikneme geograafiliselt. Peale selle, et me teisel pool maailma otsas kuskil seikleme ja siis on vaja cashi vahetada, sest lennujaamas oli see ATM kinni või valuutavahetus kinni. Ja ma olen Gerdile võlgu, nii et peaksime ära vahetama veits plekki ka ja siis läheb seiklus lahti. Spanish Dictionary on mul juba offline, Spanish Dictionary ja Kuban Map on välja otsitud, kuigi tea, mis on või? Mul kuradi ei tööta see GPS. Nii et kepsu peale me ainult sinu peale lootame, minu telefonil on siis GPS tava. Oi jah. Burpee, aga nad tõusevad püsti, vaata nad jõhve ja siis tõmbavad kätega vastu kõhu peale. Päris äge. Päris äge. Minu selja taga on siis Havana. Meil on päris kesklinnast siin ei ole, et Habana või sinna vanalinna kesklinna on ikka mõnda maad tripida siit, aga noh, mis see kahele sportlasele jalutada või joosta pole. Õhk on jälle see vana hea, teate küll nagu, kes Aasias üldse kuskil käinud on siuke kondentsil lööb peale kohe hästi niiske ja mul tuleb kohe meelde St. Lucia saar, kui ma käisin seal 2014 oli äkki või. Täpselt sarnane nagu selles mõttes siuke ülesehitus ja värgid, särgid ja niimoodi. Need, muidugi seal palatsas ei olnud, aga need palatsad on kõik siin jube räämas ja värgid, särgid, eks ma jõuan seda kõike teile veel näidata siin, aga igatahes ilm on hea ja meid tervitab hea ilm, see on hea, sest me tulime siia nüüd. Täna on siis mitmes november? Mitmes november, täna on 8. Täna on 8. november, me tulime 8. Läpselt niimoodi. Jah, niimoodi novembris, et ja high season on tegelikult kuskil ütleme seal detsember, jaanuar, veebruar, eks ole. Aga nüüd just peaks enam-vähem siis läbi saama see tornaadode ja orkaanide hooaeg, et novembrisse võib veel mõne peale visata, aga see peaks olema just see, et kus saavad need enam-vähem läbi ja ilmad lähevad soojaks, et loodame, et siiamaani on ilmaprognoos meie suhtes nagu väga hea olnud, nii kui me jälgida saime, kui veel wifi oli, siis oli nagu kõik jonksus. Nüüd meil netti ei ole põhimõtteliselt siin ja hakkabki meie siis off the grid trip pihta. Tellisime siit majast Casa Particulares on siis nende nimi, need on siis nende inimeste külalismajutused. Siit tellisime endale hommikusöögi ka 5 kukki, mis on siis $1 võrdub 1 kukk ehk siis nii-öelda turistipeso nii-öelda. Ja vaatame, mida hommik panevad, meile siis serveeritakse, siis tahaksid juba suusata ja minna elu kaema. No habla español. No habla español. Ja siis võib veel selle käega juurde. Jala on caminar. Caminar. Ahí no escribo, para escribir. No. Me siin praktiseerime oma hosti, oma compañeroga hispaania keelt. Me arvame, et me väga palju oskame, aga väga palju oska, et ma andsin talle telefoni, et ta taibib sinna mingid sõnumid sisse, siis ma saan aru, mis ta meil öelda tahab.
passidest, jah, siin on vaata see, et selleks, et majutust pakkuda inimestele nii-öelda siis oma kodus, pead sa kogu aeg pidama arvestust sellele, palju sul külalisi on, kus nad on, millal nad lähevad ja nii edasi. Et sellepärast ongi igal pool peab passi jagama, siis kõik pannakse kirja ja siin tehakse meile süüa ka. Vaat. Iga kord, kui me oma magamistoast välja tulema. Korter on päris suur, penthouse siuke on ju. Aga iga kord, kui me magamistoast välja tulema, siis ma näen uut inimest. Neid on mingi 10 olnud juba, ma ei saa aru, kes siin korteris elab ja kes siin mõjutab või mis värk on nagu. Ilgelt suur familia ja kõik on businessis sees või. Igatahes lähen välja. On kirjutas, et pass alati kasvast, koopia vähemalt, aga no nii, vahe-update. Panka ei ole vaja karta. Banco Metropolitano on siuke üks legitimaid, siis kontor on muidugi näeb välja nagu meil kõige õnnetum Lasnamäe mingi pandikas, on ju. Aga siin on see kõige esinduslikum pangakontor. Cashi saime igatahes kätte, tundub, et värskelt printerist tulnud rahatähed. Loodan, et saame nendest midagi osta kuskil ka midagi. Kurs tundus õige. 1 eur annab sulle siis 1,11 kukki ehk siis nii-öelda convertible Kuuba peso, mis omakorda võrdub siis circa 28 Kuuba pesot ja vaat seda autot. Et siukseid üles lapitud Chevisi ja vanu Ladosi, igasuguseid põnevaid autosi ja mingid vanad need, ütle nüüd need Vene mopeedid, mingid siuksed deltad, igasugused siuksed on siin igal pool väga palju. Nüüd matkame siin vapralt, kui palav, ma ei suuda. Et nagu Gert ütles, siis pangas filmida või, aga ma siin paalkaardilt ikkagi sain. Et Gert ütles ja niimoodi me siis ühel ilusal päeval Havana vanglas õpetame. Aga jah, matkame vapralt edasi. Level on. Ma ei võtnud seda ohtliku tegevuse kindlustust, kuradi. Et kui me käisime siin veebruaris Tel Avivis, siis Tel Avivis oli nagu samasugune mingi Riviera nii-öelda ja kõik majad kord tehtud, ilus värviline, et nagu näha, et elatustase on überkõrge ja siin nüüd vaata seda sama majana. Et nagu see ei ole mingi maha jäetud maja, see on nagu Riviera ääres siin samas põhimõtteliselt kesklinnas ja siuksed vaata neid järgmisel kõik üks. Ja see ei ole nagu mingi üks siin, vaid siin on nagu järjest üksteise otsas kõik siuksed ja nagu see ei ole maha jäetud maja, vaid seal legit inimesed elavad sees. Et nagu tore on reisida ja käia ja olla teha, aga selles mõttes, et nukraks teeb ka see, et kui sa hakkad mõtlema selle, et siin inimesed saavad nii-öelda valitsuse poolt on asi reguleeritud ja välja arvatud taksojuhid ja turismisektoris töötavad inimesed, siis inimestel on valitsuse poolt fikseeritud palka ala circa $20 kuus. $20 kuus. Ja mõelge nüüd korraks oma elustandardite ja jalajälje peale, kui rets tegelikult on see, et inimesed elavad selles samas majas sees. Julm. Väga julm, väga julm. Paneb jälle hindama seda kõike ja neid võimalusi, mis meil kuradi privilegeeritud inimestel siin ikka on ja kui luks ja lilleline on elu ikka meil seal Euroopas, selles mõttes. Aga läheme matkame edasi, vesi hakkab otsa saama ja päiksepisted tuleb peale, et tahaks kuskile varjud minna vahelduseks, et kohe esimese päevaga päris ära ei kõrbe. Kuidas sul, Gert? Süüa tahaks varsti. Süüa tahaks varsti ja Gert on meil photography business, vaata. Ta on siukse pika toru objekti, et ma aeg-ajalt reisi jooksul viskan siin fotosid ja kuskile vahel ja kui te näete ägedaid fotosid, mis iganes foto, siis tõenäoliselt on need Gerdi tehtud. Vaat mingi soliidselt 3 tundi on meil nüüd jalutatud. Leidsime just lõpuks ühe koha, kuhu maha istuda.
live muusik käib. Mingid 60+, 70 vennad, puusad nii lahti, ma ei tea, no kurat. Frankil oleks siit nii mõndagi õppida veel. Franki peaks Kuubale mingi komandeeringusse saatma. Aga nagu ikka siukses kohas ühtegi lauda ei ole, nii et me nüüd veits seisame sabas, üritame omale space'i saada ja siis mõned taikiirid või Kuuba libred lõunaks võtta. Väga mõnus. Kino on see, et täna on juhtumisi, me tulime linna ja on salsa festival, vaata, mis toimub tänaval. Midagi öelda, handymanid on nad kõvad, et selle ajakuradi vanu Chevisi koos nagu sõitmas ja töökorras hoida, ma arvan, et see on kindlasti omaette kunst ja neid on siin väga palju, nii et mehaanikud peavad ikka top notch olema ja kuulsin, et Miami's on kuskil mingi lausa varuosa pood laadadele ja vanadele Chevidele spetsiom tellivad kuskilt juppe, ma ei tea, Venemaa kõige sügavamatest urgastest, et neid asju siin vist jooksutada, aga jutt on kõigil sama ja vaadatakse peale, mulle meeldib see, et mingi vend tahtis mulle peale, et oh yeah, good color, Cuban color, et ma umbes hea nahavärv, aga üldiselt on ikka alati nii, et asi hakkab sellest, et hei, hüppa sisse, good price, good cigar, siis teine on, et juba young, nice, good fit guys, marihuana, kokain, very good price, come on, girls, very nice, näitavad hästi laiad puusad, tule võtta kõike, mida tahad, kõike saad ja meil on vist siuksed näod ka ja see ei ole mulle mingi uudis, mul siuke nägu on, et tundub, et mulle võib tulla neid asju, just mulle võib tulla neid asju pakkuma, aga päiksepiste hakkab vaikselt pähe juba kõhtu täis sõdud ja väike kella 2 pohmakus tuleb peale, teate küll, noh. Tõmbame koju oma kliimakuul ruumi korraks ja võtame tee pealt midagi näksida kaasa ja puhkame, et siis juba õhtu vaibi, salsa festivali ja head paremat süüa juua. Nii et näeme teiega õhtul. Või siis tähendab paari tunni pärast.